hakkame siis kohe arutama ja esimene arutelu on loovkoodimisest ja küsib, kas see on revolutsioon või on see mingi ajutine jama. Ja siis meil on 3 arutajat siin, ma kutsun lavale. Kei, palun. Teisena palun Marko Ljutkevitšus Riiast. Ja kolmandaks Siim Vene, TalTechi lektor. Leia endale tool. Ma võtan selle, siis sulle, sa pead selle võtma, mis sul üle jäi. Ma Kei käest ei küsi algatuseks, sest ma tean, aga Marko ja Siim, kas tõstate käe, loovkoodimine käib teie hooga või veel ei julge teha? Iga päev 5-6 tundi vähemalt. Päriselt, iga päev 5-6 tundi? Ma ei tee nalja, jah. Noh, ütleme, et sõltub muidugi, mida me klassifitseerime koodimiseks, aga et ma ütleks, et agentidega ma töötan kindlasti iga päev 8 tundi, kaasa arvatud nädalavahetused. Aga siis 8 tundi on inimese selline päevane tööaeg on, et kas me võime sealt teha sujuva järelduse, et sinu töö ongi nüüd see ja sinu töö ongi agentidega või sa töötad kõigepealt 6-8 tundi agentidega ja siis hakkad päris tööd tegema? No ma ütleks, et täna ikkagi see agentidega töö tegemine kui selline on tulnud, et jääda ja see ongi osa minu igapäevatööst. Et siin ütleme, on mul selleks asutuseks on TalTech märgitud, aga et mul neid rolle on rohkem ja igal pool kõikides rollides ma täpselt samamoodi töötan siis võimendades iseennast üles koos agentidega. Marko, kuidas on? Jaa, mul see mõte meeldib, et peaks rohkem tegelema aega. Kahjuks kalendris on suht vähe, nii et ma arvan tõenäoliselt siin natuke selline kõrvaltvaataja rollis olnud rohkem, kuigi ei saa öelda, et ma ei oleks katsetanud erinevaid variante. Et ei saa nimetada mind loovkoodijaks kindlasti hetkel veel, aga kes teab, kindlasti soovitan kõigil seda teha ikkagi, kui aeg on. Ma pean siis sinu käest küsima, et siin 6-8 tundi päevas sai maha pandud selline latt või üles tõstetud see latt, et kuidas sul on? Jaa, mina, kuna ma õpetan ka vibe-koodimist, siis on päevi, kus ma üldse peaaegu seda ei tee. Aga jaa, AI-ga ehitan endale tööriistu, ühte toodet hetkel, et jah, kasutan loomulikult iga päev. Ja ma arvan, et see, mida Siim ütleb, et sa peadki agendid võtma, sinu puhul see tuleb kohe varsti ja siis sul tuleb rohkem aega hakkab tekkima, et sa pead AI appi võtma, et ma arvan, et see on täiesti vältimatu. Ja see, et lihtsalt terminitest vibe-koodimine, loovkoodimine, mõlemad terminid, mis meil EKIs on olemas kasutuses eesti keeles, see on sama asi täpselt, ja eesti keeles on sama asi. Inglise keeles creative coding on tegelikult hoopis teine asi, et sellepärast mulle see vibe-koodimine sõnana tegelikult meeldib rohkem. Aga et sellel ongi nagu skaala otsad on ju, et mina mitte tehnilise inimesena vibe-koodin teatud tasemel teatud asju, Siim tehnilise inimesena vibe-koodib või et tema kasutab seda teistmoodi, et see pole päris sama asi ilmselt. Et ma tahtsingi öelda, et ma ise kasutan kusjuures sõna agentne inseneeria. Just. Eks, et see loov osa inimesed ongi väga loovad, eks ole. Ja nüüd tänu nendele tööriistadele, nende mitte tehniliste inimeste loovus ongi tegelikult saanud nagu absoluutselt uued võimalused. Aga et kui me räägime siis inseneeriast või toodangusüsteemide ehitamisest või kriitiliste süsteemide ehitamisest, et seal ikkagi kehtivad kõik need loodusseadused, mis meil on mitukümmend aastat vanad põhimõtted tarkvara arenduses, eks ole, kogu selle elutsükli juhtimisel, et need kehtivad endiselt ja sellepärast ma ise räägin agentsest inseneeriast. Kuulge, aga võib-olla peaks selgeks tegema selle, et mis pagan asi see vibe-koodimine ja see agentidega mässamine nüüd on, eks? Et kui me räägime programmeerimisest, võib-olla inimesed ei kujuta ette, aga enam-vähem ma arvan, neil peas on selline mudel, et tuleb programmeerija, eks ole, hommikul tööle, istub arvuti taha, siis teeb lahti, ma ei tea, notepadi või võib-olla äkki mõne edasi jõudnuma tööriista, ja põhimõtteliselt hakkab koodi kirjutama, nii nagu ma ei tea, mina kirjutan artikleid või pressiteateid, on ju, tema siis kirjutab seda koodi, vanasti siis nii-öelda kirjutas, ja siis kui ta mõistus otsa saab, siis läheb kuhugi GitHubi või Google'dab ja siis copy-paste'ib mingit koodi sinna sisse ja ühesõnaga, ta ehitab nagu käsitsi seda programmi, on ju. Et ma saan aru, et nüüd see ei ole enam nii, et nüüd on kuidagi teistmoodi. Ega seda käsitsi elementi tegelikult ammu ei ole enam olnud, et kui me räägime eri tööriistadest, siis nagu tööriistad, mis aitasid nendel arendajatel siis kiirendada enda asju, loomulikult nad käisid GitHubist või Stack Overflow'st käisid ka kopeerimas, eks ole seal. Et ütleme, et see element on alati olnud olemas, aga
et pigem ma natuke vaidleks vastu, et mitte, et arendaja tuleb sinu juurde ja hakkab lihtsalt tippima midagi, vaid sellele eelneb ikkagi mingi analüüs, et üritada aru saada, et mis sul peas on ikkagi tegelikult, nagu mis sul mure on, eks ole. Mida me üldse ehitame? Mida sa tahad üldse saavutada sellega, et ma nüüd nii-öelda tipin, eks ole, mingisugust koodi kuskil. Et see osa endiselt on jäänud, aga küll aga jah, et need suured keelemudelid võib-olla ütleme eriti niisugune eelmise aasta, ütleks novembrist võib-olla, kus tulid välja, ütleme, nende suurte teenusepakkujate niisugused nagu nii-öelda uued tippmudelid, et pärast seda muutus nende mudelitega koos siis nende teenuste arendamine muutus ikkagi kordades kvaliteetsemaks, ma ütleks. No meil on näiteks, ma toon sulle näiteks, ma olen su klient, konkreetne eluline mure, meil on vaja perekonnas 4 liiget ja koer, on vaja mingit süsteemi aru saada, et kes kunas koeraga päriselt väljas käis. Eile oli jälle arutelu, et kas ikka keegi käis, tuleb välja, kõik olid arvanud, et keegi teine käis, on ju. Teeks siukse äpi ja laseks neil üles laadida ühtlasi ka siis mingisuguse fototõendi väljas, kui koeri jalga tõstab, on ju. Et siis tuleb notification näiteks vanematele. Ma mõtlen ise, et mul võiks olla selline äpp, on ju. Kuidas sa seda nüüd siis nagu selles uues keskkonnas või kuidas ma ise peaksin seda ehitama hakkama? Ma ise äppi ei teekski enam. Okay. Et ma ise täna ma teeks agendi, ma sellele koerale paneks mingisuguse selle GPS trackeri külge, eks ole, mis suvastab tuvastada, et on sul uksest välja läinud ja siis võib-olla siis saadab sinul kas sinu lemmik sotsiaalmeediaplatvormile või SMS-i saadab, et koer käisin väljas, eks ole. Olin 15 minutit ja kõnniti 2,5 kilomeetrit. Umbes stiilis midagi sinna kanti jah, et ma ise täna lähen. Aga ütleme, see teatud koodi, teatud mingisugust süsteemi midagi ta eeldab, et kui ma nüüd lähme, et kuidas sina siis oma agentses maailmas seda, mis sa teed? Istud, võtad Claude'i lahti ja kirjeldad talle samamoodi nagu mina sulle praegu, et... Põhimõtteliselt küll, jah. Et selles mõttes ongi, et noh, et kui siin võib-olla Kei alguses ütles, eks ole, et noh, meil on siin nagu nii-öelda 2 koolkonda, eks ole, et vibe-coderid ja siis agentsid, insenerid, ma ise vibe-codin ka iga päev. Ja see on otse mõttes nii-öelda neid mittekriitilisi süsteeme, ma täpselt nii nagu, ma ei võta Claude'i lahti, vaid mul on endal on siis, no ütleme, et Discordis mina vibe-codin, et ma olen endal agendid kaabeldanud. Ja, ma kaabeldasin. See keskkond, kus mu laps mingis arvutimänguritega mõtteid vahetab. Ja minul on endal installitud agent ja ma kaabeldasin selle agendi nii-öelda Discordi välja, ehk siis minul nii-öelda see suhtlusplatvorm. Ja siis ma kirjutangi Discordis, et kuule, stiilis, mul on tarvis nüüd hakata jälgima, kas mu koer on nüüd väljas käinud või ole, et tee mulle rakendus nüüd, ehita mulle nüüd mingisugune automaatika juurde. Sa ütled talle täitsa niimoodi inimkeelest, nagu mina sulle? Mina programmeerin viimased aasta aega inglise keeles, ma eesti keeles mulle ei meeldi progeda. Okay, aga mitte masinkeeles, lihtsalt sõnadega? Ma ise, kuidas ma eelmine aasta, ütleme, et tänasest võtame aasta tagasi, ma üksinda olen kirjutanud üle 1 miljoni rea koodi. Ilma, et ma oleks kordagi ühtegi rida käsitsi kirjutanud. Ehk siis, noh, ütleme, et ja siin on nii-öelda seda loovkoodimiselementi kui ka siis seda agentset inseneeriat, et ma seda protsenti hakka ütlema. Kei, kas see on sinu kogemus ka, et tuleb inimene maha või ta istub maha, seletab arvutile umbes niimoodi hajusalt, nagu mina praegu Siimule proovisin ja siis arvuti teeb trrrt ja asi ilmub? Täpselt nii see vibe-koodimine käibki. Noh, hea toon on ikkagi see, et sa natukene mõtled kõigepealt AI-ga läbi, et kuidas seda ehitada, mis see eesmärk on, kuidas seda mõistlik teha oleks, et tervel perel tore oleks näiteks, et planeerimine on väga oluline osa sellest. Teed seda ka AI-ga või ma peaks seda perega tegema? Ma teen AI-ga, aga kui sa perele teed, siis loomulikult kaasa pere ka. Ja kui Siim teeb agendi, siis minul vibe-koodimise workshopis on see, noh, see ei ole, see on universaalne probleem, see ei ole ainult sul see koera probleem, see on paljudel. Sellega võib miljarderiks saada. Koerad, lapsed ja pereliikmed, et nende tegevusi trackida, et neid äppe on tehtud küll ja küll ja seal on siis tõesti nii, et sa võtad ühe vibe-koodimise tööriista lahti, näiteks Lovable on algajale kõige mõnusam ja sõbralikum ja teed selle äppi ja miks äpp, mitte agent, on võib-olla see, et siis sa saad teha nii, et lapsed teevad selle oma telefonis lahti, ta käis selle koeraga ära, ta saatis sulle pildi, ta saab mingit tõukeni selle eest, selle ta saab näiteks vahetada hiljem mingisuguse asja vastu. Ehk siis, et sellist gamification'it saab sinna sisse teha ja noh, äpi võlu on see, et ta lihtsalt võibki olla su perel selline nunnu asi, kus sinu pere asjad on, et kõigil selline värv, mis meeldib, kellel unicornid, kellel mingid Robloxid, et selliseid pere elu manageerimise äppe on päris palju tehtud. Ma saan sellega hakkama või ma ei tea, ma ei oska muidu programmeerida, eks ma tegelikult ei ole koodikirjutaja. Et kas see süsteem on nüüd siis täna niimoodi arenenud, et ma päriselt minusugune inimene saab hakkama?
jah, saab hakkama, saab eesti keeles hakkama. Mina järjest rohkem isegi ise ka tunnen ka, et ma lähen eesti keelele üle ja töötubades inimesed teevad eesti keeles ja mulle just saatis kirja mu kõige noorem vibecode'ija, kes praegu õpib, on 12-aastane Ralf Tartust. Ta teeb endale sellist mängu, kus ta saab autosid kokku panna ja nüüd ta kirjutaski, et ta lisas lennukid ka. Teeb endale sellise ägeda mängu, et jah, saab hakkama. Lovable, üks kõige tuntumaid vibecode'imise tööriistu võib-olla täna või vähemalt nad teevad kõige paremat turundust. Eelmisel aastal tegi Hackathoni lastele vanuses 8–12 ja kõik said väga hästi hakkama. Sest see mõte on see, et sa lihtsalt kirjeldad oma eesmärki ja ideed ja see tööriist saab aru, mis ta tegema selle peale peab. Et panka ei vibecode'i ja PERHile tarkvara ei tee, aga sellised enda pere jaoks, et igaüks saab hakkama, jah. Marko, mul just tuli meelde, meil siin viimane suurem projekt oli Skies 2 vist või? Et kas oleks võimalik nüüd see uuel ajal kuidagi lahendada, et istuks kõik 4 arutijat ja seletaks, mis me tahame saada ja äkki tuleb välja sealt? No täpselt, et see tulebki see piir ette, et ta on niisuguseks prototüüpimiseks ja enese otstarbeks nagu a la algavale IT-mehele või IT-st huvitatud noorele või vanale. Väga äge tööriist ja tõenäoliselt ületaks selle esmase barjääri, et asjaga rohkem süvitsi minna. Et loodetavasti see täidabki seda eesmärki, et kui sa teed mingisuguse äpi või mingisuguse teenuse valmis ja vaatad, et vau, see töötabki, siis sa vaatad ka seda lähtekoodi ja natuke tutvud selle back-end süsteemiga, mis lõppkokkuvõttes tööl hakkas seal. Aga kui me nüüd räägime jah, et viime selle ägeda agendi sinna riigisüsteemide toimetama, siis tekivad juba automaatselt erinevad probleemid, et sõltub sellest, kas see lähtekood on avatud, kas üldse saab lasta sinna ligi. Isegi kui saab, siis on kindlad protsessid, mida ta võib katki teha seal nii-öelda väga lähedal toodangu keskkonnale, et ütleme nii, et arendajad täna on ikkagi ju riigis nii-öelda äripoolel äriettevõtted, kes aitavad seda teenust luua, nemad võivad ju põhimõtteliselt seda AI abi kasutada, ma ütleks, et see vibecode'i mine muidugi on, et seal on juba sellised tööriistad kasutusel, mis nagu teevad väga head tööd ja neid peabki kasutama, muidu sa jääd nagu konkurentsist maha lihtsalt, eks ole. Aga sinna nii-öelda toodangu keskkonna andmetele ligi me täna ju ei lase tehisintellekti, et seal on väga palju erinevaid põhjuseid. Sa mõtled meie, kui Siim hakkasin itsitama, mõtled meie, kui Eesti riik igaks juhuks ei lase või keegi ei lase, ükski normaalne inimene ei lase? Võiks mitte lasta. No ütleme, et siin meil on ikkagi piiratud aeg, et ma võiks väga pikalt sellest rääkida, ma lihtsalt võtan seal paar märksõna võib-olla siit iskan üles, et see nii-öelda usalduse ja autonoomsuse teema on sellel, kusjuures ma hakkan doktoritööd tõenäoliselt kirjutama just seesama nii-öelda agendid toodangusüsteemis ja riigi nii-öelda väga tundlike süsteemidega, eks ole, et see on kindlasti nagu element, pluss veel see, et väga palju ka ütleme see Lovable ja kõik muud nii-öelda üldtarbe nii-öelda siis, ärme räägi agentidest või tööriistadest, räägime keelemudelitest, ehk siis nii-öelda see nii-öelda salajane kaste, mis tegelikult kogu selle asja nii-öelda tööle paneb, et see on ikkagi meil täna internetist enamjaolt, et ütleme, et ka nende tundlike või siis kriitiliste süsteemide puhul me võime rääkima nii-öelda oma mudelitest, eks ole, oma andmekeskustes. Et see on nagu nii-öelda üks aspekt ja teine on see, et täna on SMITis on täna 200 inseneri, kellel on siis kursor ostetud, mis on ka siis nii-öelda AI tööriist, ehk et täna vähemalt üks IT-majadest, riigi IT-majadest ikkagi plaanib ikkagi, kui mitte kõike, siis lõviosa oma tööst ikkagi võimendada üles AI-ga. On nii? Nad ei kuula sind? No, eks selles mõttes, kui keelemudeli tootjad garanteerivad kindlad privaatsustingimused, siis on see nagu mõeldav. Täna nendega eriti hästi kontakti ei saa, vähemalt Riigi Infosüsteemi Ameti poolt, mida ma olen üritanud mingi aasta aega kindla tootjaga, et siiamaani me nagu asutuse siseseks kasutamiseks mudelit nagu seda ühte poliitikat, mis oleks vaja sisse lülitada, nagu ei ole veel täna saanud. Et kui selliseid nagu suurtootjate huvi rohkem nagu jõuab ka Eesti riigi suunas, siis loomulikult saab mingi hetk seda teha, ega ma ütle, et seda ei saa kunagi teha. Me andmeid ka me ei töötle nende suurtega, et me lihtsalt oleme öelnud, et kood ei ole nii-öelda kriitiline. Jah, kui see on avatud lähtekood
mingi maani vähemalt, et siis loomulikult ja täna näiteks me arendame Riigi Infosüsteemi Ametis bürokraati, mis ongi avatud lähtekoodiga nii-öelda ütleme riiklik juturobot, siis täna on ta laivis 20 erineval avaliku asutuse veebilehel ja seal see arendajate osa on siis täiesti nii-öelda avatud lähtekood ja seda võib põhimõtteliselt arendada ka ükskõik mis keeletehnoloogiaga. Meil on, muide vaadake, seal on see QR-kood, esitage minna küsimusi läbi Mentimeetri, mikrofoniga koha peal saab ka, aga ma ei pruugi teid näha, sealt kaudu nad jõuavad kohale. Kas ma võin ühe lihtsalt kommentaari? Et ma tahaks öelda, et ilmselt see aeg, kus need suured keelemudelite loojad hakkavad Eesti riigi asjade vastu huvi tundma, seda ei tulegi. Et mina ootaksin ikkagi riigi inimestelt, kes asjadega tegelevad seda, et te ise mõtleksite neid lahendusi välja. Erasektoris on ju tegelikult päris mitmel ettevõttel, ma tean, oma suletud keelemudel oma serveris, et mingid teatud andmeid töödeldakse nii, et seal on nagu kombod erinevatest asjadest. Mina neid tehnilisi lahendusi ise ei ole teinud ja ei tea täpselt, kuidas see töötab, aga ma eeldan, et spetsialistid tegelikult oskavad nagu aidata selles osas, et meil on nüüd. Meil on oma AI-mudelid töötavad juba tükk aega, et see ei ole midagi uut, aga et seal täna probleem on selles, et need avatud lähtekoodiga AI-mudelid, mida saab ise käima panna, need on ütleme kvalitatiivselt võib-olla niisugune aasta või 1,5 aastat maas nendest tippmudelitest, et see on täna pigem probleem. Ja eesti keel on ka väga suur probleem, et need avatud lähtekoodiga need privaatsed AI-d ei saa eesti keelest hästi aru. Okay. Ja see on väga suur probleem, et kui me tahamegi riigi äriprotsessidesse sisse tuua, et see on otsa mõttes, et näiteks, et Päästeametisse kui keegi helistab, et siis see mingi AI töötab seda kõnet näiteks käigu pealt ja siis saab juba näiteks saata, kas päästeametnikud või kiirabi saab kohe välja saata juba kõne ajal, eks ole, analüüsib. Et ütleme, et me täna katsetame selle otsa mõttes selle sama projekti, aga et ütleme, et seal ongi küsimus on selles, et kuidas AI saab eesti keelest aru, mis on siis vastu kõiki neid reegleid on siis meie andmekeskuses töötab. Et seal on see tehnilist keerukust on päris palju tegelikult taga. Kuulge, aga mis see selline loovkoodimise võimekus täna on? Eks? Ma olen rääkinud ka mitme tuttava arendajaga, tarkvara arendajaga ja neil on selline, ma ei tea, nagu vasika vaimustus, eks ole, põhimõtteliselt võib-olla kõige täpsem kirjeldus sellele, et nad jooksevad ringi, vehivad kätega, silmad põlevad peas, et järsku on avanenud mingi tohutu maailm nende ees, mida kõike saab teha, kui kiiresti saab teha, kuidas ma saan ehitada need mingid agendid, et üks planeerib, teine kirjutab koodi, kolmas on seal mingi turvaekspert, siis ma panen nad kõik koos tööle ja neil on selline, et anna ainult peale, et kõike tuleb. Aga reaalselt, et mis on need et kas nad saavad täna selle tehnoloogiaga kirjutada sellised pisikesi asju, võib-olla see koeraäpp, võib-olla mingi mäng, kus ahva jääb banaani taga, või võib-olla lahendada mingi pisikese oma sellise skriptiga mingisuguse õgvenduse teha oma töös, et kas need on sellised väiksed asjad või täna ikkagi päriselt kogu selle loovkoodimise maailmaga saab teha ka suuri asju või kui suuri asju näiteks teie olete teinud või teie olete näinud, et on tehtud? Tehtud on üsna suuri asju. Ütleme, on loovkooditud väga suuri platvorme või väga suuri mänge. Siin on ka prognoos, et vist see aasta näeme ära esimese 1 inimese miljardi firma. See vist juba tuli. Seda me ei arvesta. Ütleme, et seda me täna veel ei arvesta, et on natuke niisugune skämmi lõhnaga oli ikkagi. Aga ma ise olen täpselt seesama, mida sa kirjeldasid praegu. Silmad põlevad peas, eks ju, näpud püsti kogu aeg, ja mul ainult tuleb järjest kogu aeg. Ega see, et ma 8 tundi päevas, eks ole, nende agentidega viidan, ega see ei ole meelelahutus, et sealt on päriselt tuleb ka midagi välja, eks ole. Aga ma ütlen, et siin võib-olla, ütleme, ma ise tõmbakski võib-olla selle, ma ei oska nüüd öelda, eks ole, võib-olla sul on, eks ole, parem kogemus, eks ole, kui suuri projekte sa oled näinud, et ma ise tõmbakski võib-olla selle vahe sealt, et sellest loovkoodimisest kuskilt maalt tuleb see lõhe sisse, et kui inimene, kes seda loovkoodida võib ju nii kogenud arhitekt, eks ole, 2. klassi õpilane, ema või vanaema, kõik võivad loovkoodida. Aga ütleme, et selle lahenduse skaleerivuse või kasutatavuse juures mingil hetkel tuleb see lõhe sisse, kus esiteks agendid või need keelemudelid eksivad ja teiseks, kui sul ei ole seda domeeni kompetentsi, sa ei saa aru tervikust kui sellisest, et siis mingil hetkel ikkagi see asi hakkab laiali pudenema või et ma olen ka LinkedInis nende loovkoodijatega olen lobisenud, kus ka, et midagi on valmis saanud, eks ole, aga mingil hetkel see agent hakkab lõhkuma
nii-öelda sedasama loodut juba ja kui inimene ei lähene väga süstemaatiliselt sellele nii-öelda tegevusele, siis ongi pigem juhtuvadki nii-öelda asjad, mis võib-olla nii-öelda entusiasmi jahutavad lõpuks. No aga mis on selline kõige suurem ja komplekssem asi, mille sina oled valmis teinud? Mina olen ise valmis teinud eelmine aasta, ma sattusin hoogu, ma ehitasin valmis siis toote, täitsa tarkvara toote. Ma praegu siin esimesed kliendid seda nii-öelda paigaldavad juba. Tegemist on väga spetsiifilise lahendusega, mis siis aitab probleemi lahendada umbes 10 000 Euroopa siis ettevõttel, kes ütleme avaliku sektori ja siis kriitilise infrastruktuuri teenusepakkujatel. Ja seal on loomulikult neid lahendusi on maailmas turul veel, aga lihtsalt, et minu lahendus on mingisugune 20 korda odavam näiteks. Aga ta teeb siis mida? Käib kuskilt, korjab mingeid andmeid? Seal ei ole AI-ga ei ole midagi. Lahendus ise ei ole AI. Okay. Lahendus on AI-ga arendatud. Ja. Seal on nagu väga suur erinevus ikkagi. Et aga ütleme, et ja see lahendus ise ongi, ma ütleme, et see koodiread, et tänapäeval see nagu ei tähenda mitte midagi, aga ütleme, et see lahendus on, mis skaleerub 10 000 kasutajateni, eks ole, et ja seal taga on, ütleme, ta on päriselt on, ütleme, et ta vastab ühesõnaga selle lahendusele on kõik päris kvaliteetse tarkvara toote tunnusmärgid on küljes kõik. Kuidas sul on? Mis on kõige keerukam asi, mis on tulnud? Ma ehitasin endale ühe väga ägeda asja, aga ma seda lõpuks nagu ei kasutanud, aga see oli selline, et ma teen inglise keeles ka nagu videosid, ma mõtlesin, et ma teen sellise e-kursuse inglise keeles ka, et hakkan nagu natuke Eestist väljapoole oma koolitamisega minema. Ja mu inglise keel on nagu, ta läheb nagu järjest halvemaks, ei teagi miks. Aga kui ma vaatasin neid videosid, et enam-vähem nagu oskan, aga siis mõned sõnad on nii, et ja siis ma ei tahtnud teha seda, et lihtsalt AI loeb seda peale, sest sellest saab kohe aru, on ju see AI kloonitud hääl ja terve see asi ja siis, et kuidas see nagu suuga kõik kokku läheb ja see tundus, et ei, et see on ikka fake. Ja ma tegin Claude Code'iga endale sellise lahenduse, et ta kõigepealt siis võttis selle häälefaili, transkribeeris selle, siis kuulas seda selle mõttega, et millised sõnad on halvasti hääldatud, siis ta tegi ElevenLabsiga mu hääle klooni ja ta asendas ainult need sõnad, mis ma halvasti ütlesin, ehk siis muu osa jäi ikkagi mina, aga teatud sõnad selle jutu sees ta asendas. Miks ma seda ikkagi lõpuks ei kasutanud, oli see, et kui ma seda vaatasin, siis ikka oli natuke creepy. Ikka on nagu midagi sellist, mida sa nagu, et ma ei saa aru, mis siin nagu halvasti on, aga ja siis ma AI lasin teha veits research, et kui suur takistus see on, kui sa inglise keelt ideaalselt ei räägi ja tuli välja, et üks kuulsamaid content creatoreid, kes õpetab mingi teatud teemal, on üks Indiast pärist mees, kellest ei saagi mitte keegi aru ja supakad on all ja ja kõik on nagu sillas, sest see content on väga hea, mis ta teeb. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei hakka, et las ta siis olla see inglise keel. Aga see oli selline põnev, et tegelikult ma tegin selle ühe õhtuga ja kui sa kasutad nagu erinevaid teenusepakkujaid, nagu ElevenLabs on täna super heal tasemel, et sa tegelikult saad nagu teha endale sellise süsteemi, mis teeb mida iganes. Marko, kas riigi või võtame ka näiteks mõne suurema ettevõtte vaatest, eks? Mis need potentsiaalsed sellised, see kõlab nii hästi kõik, et mis need potentsiaalsed ohud on või mida sina nagu vaataksid seal? Et ma mõtlen, et variant A on see, et ta tegelikult ei tööta ja ei tee seda, mida ta peaks, on ju. Variant B on see, et lisaks sellele kasulikule on ta lõpmatult täis turvaauke ja keegi ei tea, mis tegelikult toimub. Põhimõtteliselt on tänane võib-olla selle AI-ga kodeerimise peamine puudujääk see, või tegelikult see tehnoloogia juba natuke katab seda, aga võiks veel parem olla, on see, et ta ei suuda eriti neid äärmusjuhtumeid läbi mõelda. Ehk siis võtame lihtsa näite ühe konkreetselt praegu avastatud äärmusjuhtumi kohta. Internetipäeva kodulehel oli ürituse alguseni 0 päeva, 0 tundi, aga siis sai aeg täis ja nüüd on -1 päev, -1 tund. Ehk siis nagu ajas tagasi minema, et jõuda siia päeva algusesse. Ma ei tea, kas see oli meil loovkooditud või mitte, peaks küsima. Ei, selles mõttes, et nagu, see on lihtne näide, on ju, aga ütleme nii, et see, kes loovkoodib, peab natuke oskama mõelda ka, mis need äärmusjuhtud, mida see AI peab ka ära katma, sest seda AI väga hästi täna veel välja ei mõtle. Teiseks on siis see, et meil on ju suured ettevõtted ja riik väga paljude liidestustega erinevatesse süsteemidesse. Seda teadmist, mis liidestused meie riigil on erinevate süsteemidega, AI-l ei ole. Ehk siis tegelikult ta vajab seda inimlikku juhendamist, väga palju sellist läbitestimist
ja see võiks, kindlasti jah, Siim ütleb, et see on juba korras ja hästi, on ju, aga lase nüüd sinna ligi see AI, nende andmete, mida see liidestus nagu nii-öelda juurde saab, et selleks on nagu minu arust veel vaja nagu väga korralikku arhitekti, kes selle süsteemi paika paneb, et AI saaks seal toimetada. Aga kas me seda turvapoolt kardame või ei karda? Kindlasti kardame, jah. Seal on väga palju erinevaid kihti sellel turvaküsimusele. Tegelikult me ju põhiliselt tegeleme sellega, et riik oleks ikkagi usaldusväärne, kui ta oma teenuseid pakub, et kui me seal ühe eksimusega kõik keerame nii-öelda tagurpidi ja enam tagasi ei oska pöörata seda eelmist versiooni, siis on ju see väga suur mainekahju nii Eestis kui väljapoole. Aga kuidas me peaksime, võtame tõesti riiki kui suur organisatsiooni, eks ole, siin täna. Kuidas peaksid sellised asutused mõtlema kogu selle loovkoodimisele? Et ühest küljest see, et me tõstame arendaja töö efektiivsust, ma ei tea, 2 korda või 10 korda või 20 korda või 100 korda, see tundub nii ahvatlev, eks ole, et kuidas me siis saame seda mitte teha? Või miks me peame mingisugune postituvidega neid asju saatma, kui on olemas paremad meetodid? Teist küljest, see ongi selline tundmatu maailm ja võib-olla on see, et Siim, et asi areneb nii kiiresti, et Siim võib-olla luges nagu siin enne paneeli algust uudiseid, sina ei lugenud ja teil on juba erinev info, et mis on võimalik ja mis ei ole. Et mismoodi me nagu riigi vaatest üldse kogu sellele küsimusele peaksime siis lähenema? No riigi infosüsteemis on selline projekt, mis tegeleb, projekti nimi on Aruait ja selle projekti eesmärk on lahti mõtestada, kuidas agendid saaksid turvaliselt teenuseid luua, ilma et riik peaks kogu aeg hankima uut teenust. See on 2-aastane projekt, aga me erinevalt Ukrainas siis teeme seda agendilist riiki ettevaatlikumat siis, et me ei lähe nagu pea ees võtta esimese OpenClaw selle agendi ja pane tööle ja siis vaatame, mis saab, eks ole. Et tegelikult me loome sellist turvalist halduskihti AI agentidele, et saaks siis isoleeritud selliselt väikeste ülesannetega agendid toimetada, võttes neid andmeid, mida riigil siis nii-öelda kõhu all on ja pakkuda seda kodanikule. Proovime ettevaatlikult selliste pisikeste ohutute asjadega kõigepealt. No see ei ole väga ohutu lõppkokkuvõttes, kui see tööle hakkab, siis see on väga suur asi, eks ole, aga jah, et agendid ei ole kindlasti meie nii-öelda riigi skoobist väljas hetkel, eks ole, aga siin on neid ohumärke liialt palju, et kohe nagu hurraaga peale lennata ja hakata nagu homme nagu neid asju riigi tasandil pakkuma. See on kuulaja küsimus, kas andmekaitse toetab AI kasutuselevõttu või pärsib riigisektoris? Andmekaitse ju põhimõtteliselt ongi meie peamine blokker, et ägedaid asju saaks kohe nii-öelda pakkuda kodanikele, et küsimus on siis selles, et kus need suured keelemudelid on, mida me saame teenuse pakkumiseks kasutada, nad ei ole täna Eestis. Ja kui nad asuvad Eesti riigist väljas, kas me teame, mida veel nende andmetega tehakse, mida me tahame siis teenuse pakkumisel kodanikuni tagasi viia. Et see on suur teema, jah. Ja siin on väga palju regulatsiooni on peal, et ütleme, et on see meil andmekaitse regulatsioonid GDPR Euroopas, siis on ka nüüd see uus AI määrus, eks ole, et see muudab selle AI kasutusele võttu, eriti tundlikes süsteemides, muudab kindlasti palju aeglasemaks, kuna sa pead ka seda riski- ja turvaanalüüsi pead väga palju tegema. Aga see, mida Marko siin korraks puudutas, on tegelikult on väga oluline aspekt, kontekst. Et ma olen viimased, ma arvan, pool aastat juba rääkinud, et kontekst on kuningas just selles samas mõttes, et need agentide taga on suured keelemudelid ja nendel on mingisugusest hetkest on nende treening sai läbi, eks ole, ja pärast seda järgmiste päevade uudised neile treening andmetes juba ei ole. Eks see on ka see, millega me SMIT-is, ehk siis Siseministeeriumi haldusalas, millega me olemegi tegelenud viimased aasta aega võib-olla. Et meil ongi see institutsionaalne kogemus või teadmus, arhitektide teadmus, eks ole, meie keskkonna piirangud ja me oleme kõike seda ehitanud või valanud siis agentidele söödavale kujule. Eks et me sisuliselt me üritame nagu jõuda sinna, et see AI agent on sisuliselt nagu meil töökaaslane.
aga kui sul tuleb uus inimene tööle, et kuidas seda onboard'id, ikka ju räägid, et näed, siin nurgas saab kohvi ja seal käib vetsus, eks ole. Ega agenti peab täpselt samamoodi, peab tal nagu selle konteksti looma, eks ole. Ja ma ise tegelen ka, ütleme, väga palju ma olen uurinud või ütleme ka natukene nagu ehitanud, ütleme, neid agentide selliseid nagu mälusüsteeme just, et et kus olekski nagu see mäluhaldus oleks ka automaatselt nagu selline libisev aken, kus sul nagu mingid faktid, mis sul alati peab kaasa tulema, aga et võib-olla kõik andmed et ei ole enam üle-eelmise nädala otsused, võib-olla see nädal juba asendati ja agent ei tea seda, eks ole. Või see keelemudel ja et siis kuidas see kogu seda asja kaasa tood. Et see on väga põnev ja väga kiiresti arenev valdkond, mis üritabki neid samu probleeme lahendada, mida ka natukene Marko maidis. Okei, ma mäletan, et kunagi uurisin seda asja, 80-ndatel juba oli, Nõukogude Liidus oli selline inimene nagu akadeemik Jeršov, kes siis andis Nõukogude Liidu valitsusele sellist strateegilist IT-nõu ja siis tema ütles, et ikkagi aastaks 2000 iga Nõukogude inimene peab õppima programmeerima. Et muidu masinatega ikkagi suhtlemist selgeks ei saada, olid seal lausa erinevad tasemed ja targemad inimesed pidid rohkem oskama, aga ka ikkagi iga traktorist pidi veits oskama. Ja sellest taast peale see unistus, vaata, et inimene ise hakkab kirjutama endale tarkvara, et see on kogu aeg nagu pulbitsenud kuskil pinna all, eks ole. Meil oli siin vahepeal need no-code, low-code liikumised, eks. No tegelikult ei tulnud sealt seda ja nii edasi. Kas me nüüd oleme uuesti samasuguse küsimuse ees? Sina ka ütled, et sul mingid 12-aastased ja võib-olla ka nooremad, eks ole, käivad seal, kirjutavad koodi. Et kas sina näed, et nüüd siis on nagu see aeg, kus iga inimene päriselt ise hakkab endale, ma ei tea, küsima tarkvara, mida tal hetkel parasjagu vaja läheb ja kui see on koera jalutamise tarkvara, siis ma tegelen sellega ise ja võib-olla homme see on mingi muu tarkvara. Et see aeg on käes või ei ole käes või see läheb sinna või ei lähe sinna? Jaa, on käes, päriselt on käes. Mina, kuna ma olen vanasti olnud ka värbaja ja tegelikult HR-valdkonnaga tihedalt seotud, siiamaani inimesed küsivad mu käest, et kust leida. Täna hommikul üks founder küsis, et kas võib meie Vibecode'ide community on School platvormil, otsige üles ja tulge liituge, kui te olete huvitatud teemast, et kas saaks sealt ühte tööpakkumist jagada. Ja see tööpakkumine, see rolli nimi on AI Native Builder. AI Native Builder, eesti keeles siis AI-d kasutav ehitaja. Ehk siis mitte nagu maja ehitaja, vaid siis pigem nagu tarkvara ehitaja. Just. Ja see ei ole mingi erand, seda ma näen järjest rohkem. Otsitakse Vibecode'ijat ettevõtte siseste tööriistade tegemiseks näiteks. Otsitakse Vibecode'ivat marketeri või turundajat, tootejuhid, Growth. Siia tulles kuulasin podcasti, kus oli Claude'i, õigemini Anthropicu head of growth ehk siis see, kes selle laienemise eest hoolitseb. Ja tema, ma näen ise seda tööturul ja ta kinnitas seda, et toode, turundus, engineering, need kõik on nagu selline blend lõpuks, et nende insenerid peavad olema tootejuhiks võimelised olema, tootejuhid Vibecode'ivad või teevad ise prototüüpe, ühtegi staatilist asja nad ühelgi koosolekul enam näha ei taha, kõik peab olema läbimängitav, katsutav, töötav asi, ehk siis et see, et sa lood endale tarkvara, kas siis enda tööriistadeks, kui sa oled palgatöötaja, endale siis, kui sa oled ettevõtja, võtad palju vähem inimesi tööle, sest sul on tööriistad, mis neid asju ära teevad. Järjest rohkem on tiime, kus ongi 2-3 inimest ja nad teevad ära täna sellise käibe, see 1 inimese miljardi ettevõtte on ju, mida me ootame. Ja kuigi see näide, mis sa tõid, me ei taha seda lugeda veel päriseks, sest see oli natuke kriminaalne, on ju, siis see ei vähenda seda, et seal AI-ga oli kõik see kriminaalne asi väga hästi tööle pandud. Ehk siis, et AI tegigi nende eest ära, et varem 2 inimesega sellist kriminaalset asja püsti panna ikkagi ei saanud. Et AI tööriistad tegid seda. Et see aeg on käes. Claude Code'i looja Boris Tšerny hiljuti ühes podcastis ütles, et 2 aasta pärast tema arvab, et inimesed ei pea enam ei kirjutama ega lugema koodi, et nad pea oskama seda teha, et tööriistad on nii head, et seda teha. Ja ta ütles, et absoluutselt kõik inimesed loovad tarkvara. Kuidas me peaksime seda tarkvara? Ei usu. Mina selles mõttes, et ma põhimõtteliselt, osa minust usub seda, mida Kei räägib, ja teine osa minust on nii palju näinud seda, kuidas see, et iga inimene muutub progajaks juttu. Et nüüd ma ikkagi otsustasin, ma usun seda siis, kui ma näen seda. Ja võib-olla see juhtub, võib-olla mitte. Kuidas me seda värki peaksime nüüd koolis näiteks õpetama? Kas näiteks tarkvara arendus kui õppeaine on vajalik? On ja paneks päeva pealt kinni.
Siim, nüüd sa saad nii palju heiti lõpuks selle eest, aga jah, ma olen mitte kinni, aga jah. Et väikse tärniga, eks ole, loomulikult. Sa oled ise seal, ma lugesin TalTechis nagu tööl. Ma olen TalTechis tööl, ma olen seal õppekava juht. Ma vastutan siis sul on ka võimalus see kinni panna. Ja loomulikult. Ehk siis, et no, mina vastutan seal näiteks selle eest, et järgmise põlvkonna siis süsteemi administraatorid saaks, eks ole, piisava ettevalmistuse. Aga loomulikult meil on seal ka mitu õppekava TalTechis IT-teaduskonnas, kes tegelevadki sõna otseses mõttes tarkvara arendajate koolitamisega. Me oleme 3. aasta vist läheb, kus me väga tõsiselt analüüsime, milline saab välja nägema üldse järgmise põlvkonna inseneri ettevalmistamine. Sellepärast, et ka see, mida Kei mainis, et palju olulisemaks muutub, ütleme, analüüsivõime, palju olulisemaks muutub, eks ole, siis see agentidele selle asja vahendamine või tõlkimine, mitte see programmeerimise. Sa oled nagu tootejuht rohkem kui programmeerija. Eks ole. Ütleme, et kui me võtame IT-maailma või valdkonna, siis ma ütleks, et täna tööjõuturu ootus on, et bakalaureuse taset lõpetavad arhitektid. Ehk siis, et see tase, mis tegelikult tuleb meil magistrist välja, eks ole. Täna on juba, ootus on juba seal, et me peame hakkama koolitama arhitekte, mitte neid programmeerijaid või juunior arendajaid, sellepärast, et selle juunior arendajad, kui ütleme, et klassikalise juunior arendaja rolli järgi kaob vajadus ära. Inimeste järgi vajadus ära ei kao, eks ole. Aga ütleme, et meil selles mõttes meil läheb natukene see ka see peale kasvu ahel läheb katki, et kui ennem oligi, et sa olid juunior arendaja, siis said oma nina veriseks paar korda selle kehva koodiga, siis läbi intsidentide kasvasid, eks ole, siis keskpäraseks ja lõpuks arhitektiks või mis iganes muud rolli, siis täna nagu see sisenemine on täna väga järsk, sellepärast, et inimestelt juba oodatakse, et sa kasutadki kõiki neid AI tööriistu, sa oledki juba selle kesk- või tipptaseme arendaja tasemel, sellepärast, et need tööriistad, ütleme, täna see 1 miljon rida koodi, mida ma ütlesin, mida viimase aasta jooksul olen produtseerinud, ma ei ole seal mitte ridagi ole ise vaadanud. Ega mul on lihtsalt mul on eraldi raamistik ehitatud, mis tegelebki selle koodi kvaliteedi kontrollimisega, turva aspektidega, kõigega tegeleb tegelikult. Ehk see kvaliteet, mis täna tuleb suurtelt keelemudelitelt välja, see on samaväärne või parem kui keskpärased või ka osad tipparendajad. Ehk see tase on täna väga hea, mis tähendab seda, et ütleme, et kõrgharidus on üldse niisugune nagu tanker, eks ole, et täna tuleb mõte, siis hakkad seda laeva nina keerama, siis tegelikult nagu 6 aasta pärast lõpetavad, eks ole, lapsed ära selle mõtte, eks ole, mis pähe tuli. Et see on nagu väga pika vinnaga otsused või nagu valikud, mis seal tuleb teha, aga täna vähemalt Tehnikaülikool väga teravalt teadvustab endale seda juba, et me peame nagu muutma, me peame liikuma, kontrollöid pole mõtet teha, sul ei ole kodutöid või neid programmeerimisülesandeid, sul pole mõtet inimestele anda, nad söödavad kõik agentidele sisse, eks ole, või AI-le. Eks, et me liigume täna nagu probleemipõhisele õppele, et kus sul on võib-olla püssitatud eesmärk, aga ma õpetajana ma ei ütle, et mina enda ainetes ütlen kõikidele, et kasutage AI-d, päriselt kasutage, eks ole, te õpitegi nagu seda kasutama ja te õpite ka seda väljundit kontrollima või hindama, eks ole. Aga kas koodist peab aru saama või kas tulevikuarendaja peab oskama lugeda koodi? See on minu isiklik, ärge tsiteerige mind, eks ole, aga et... Sa oled siin miljonite televaatajate ja suure publiku ees, katsume siis mitte tsiteerida, aga võib-olla juhtub. Tere ema, ma olen televiisoris. Ma ise ütleks, et täna need, ütleme, tööriistad pluss keelemudelid ikkagi nad loovad teatava abstraktsiooni kihi. Eks, et kui me räägime siin ka programmeerimisest või koodi lugemisest, eks ole, et ega ma julgen väita, et 95% täna tarkvara arendajatest tegelikult ei tea sellest riistvara lähedasest programmeerimisest mitte midagi või protsessori käsustikust. Eks, et tegelikult ka täna... Assemblerit ei kirjuta ise ja isegi lugeda ei oska, jah? No just, eks, et tegelikult meil see IT on nagu sükene, ütleme, et on nagu sükene kihiline koog. Oleme ühe kihi praegu peale. Ja täna lihtsalt tuleb üks kiht tuleb peale, mis abstraheerib ära, sest mis on programmikood? Programmikood on tegelikult kokku lepitud sümbolid, millest saab nii arvuti kui inimene samal ajal aru. Aga kui nüüd me ütleme, et meil on nagu nii head tööriistad, et aga miks inimene peab sellest sümbolitest aru saama? Võib-olla kõik see, mis on meil täna valmis ehitatud viimase 20-30 aasta jooksul, see ongi selle jaoks, et inimene oleks võimalikult produktiivne. Aga kui meil ei ole seda, kui meil see masin teeb selle asja ära, siis inimese abstraktsiooni kiht muutubki sinna, et ma kontrollin, et kas see väljund töötab. Aga see, et kas see kood on loetav, miks see peab olema loetav? Ma ei loe seda ju. Miks see peab olema testitav? Ta on automaatselt, eks ole, testitud vastu mingisuguseid mustreid või haavatavusi, eks ole. Eks, et selles mõttes kindlasti kogu selles valdkonnas, ütleme, et IT lihtsalt on esimene siuke kanaarilind võib-olla kaevanduses, eks ole, et kõik valdkonnad,
ma eelmine nädal sattusin peale sellele väitele, et kõik tööd, mida tehakse täna kasutades arvutit, kõik tööd saavad väga palju mõjutatud. Me räägime siin juristidest, raamatupidajatest, mis iganes. Kõik tööd, lihtsalt IT on kõige esimene, sellepärast, et nendel suurtel keelemudelite tootjatel oli endil tarvis ka seda võimekust, et nad saaksid kiiremini liikuma minna. Aga nagu ma ütlesin, me oleme lihtsalt esimene, et kõik saavad pihta sellega, et ei tasu loota, et siin on mõni, ütleme võib-olla müüriladujad ja siis prügivedajad, et nende leib on võib-olla rohkem kaitstud, eks ole, aga kõik ülejäänud tööd kindlasti kas adapteeruvad või siis lähevad siis ludiitidena ajaloo üürikutesse. Aga mis sinu arvamus on? Peab lugema koodi või pea tuleviku arendaja? Tahtsin korra seda mainida, et ma töötan ka juhuslikult ülikoolis, annan siin tehisintellekti... Millises ülikoolis sina töötad? Samas, TalTech. Annan ühte õppeainet, siis tehisintellekti rakendamine avalikus sektoris. Siin on mõni mu tudeng ka, tšau. Et tegelikult ärme unusta nüüd ära, et tarkvaraarendus on üks nagu spetsiifiline tegevus selleks, et jõuda ägedate teenusteni ka riigis on ju, et meil on ka sellised tähtsad asjad nagu siis andmekaitse, mis läbi käis, muutuste juhtimine, et kasutajad nagu kodanikud ja erinevad asutused võtaksid uusi tehnoloogiaid kasutusele, et see kõik riigis ei hakka niimoodi juhtuma, nagu Siim rääkis, kuigi ma olen tegelikult selle üldise nagu arendaja positsiooni muutumisega nõus, et ta muutub rohkem selliseks juhendajaks, mis ei tähenda automaatselt, et noorem arendajad üldse enam löögile ei pääse, et kui nad vibe code'ivad ennast 20 korda erinevast kohast läbi, siis nende oskus ikkagi ju areneb ja saavadki väga ägedateks arhitektideks ka kindlasti, et ei ole kahtlustki. Et minu enda taust on ka, ma hakkasin informaatikat õppima 2002 aasta, lõpetasin 2006, pidin kõiki asju käsitsi tegema, sain aru, et tegelikult kodeerimine üldse minu jaokski oleks olnud see vibe code im sel ajal juba, siis ma oleks juba, ma ei tea, miljonär tõenäoliselt, eks ole. Aga et me tegelikult peame, kuna see AI pealetulek on globaalne muutus ja me täna muutume selle globaalse muutumise tuules ja peame hästi palju kohanema. Ja need, kes ütlevad, et AI ei ole tulnud, et jääda, siis nad jäävad nagu maha dinosaurusteks, et tegelikult peavad kõik selle valdkonnas olevad inimesed nagu proovima, aru saama, mis see teeb ja liikuma sellel määral kaasas, mitte nagu kohe agente püsti panema, aga vähemalt saab aru, et ta muudabki elu natuke nagu lihtsamaks. Näiteks ülikoolis ma rääkisin ühe professoriga, kes aasta taga, kui ma küsisin talt vibe code imise kohta, siis ta ütles, et kui mul varem oli doktorant, kelle selja taga ma seisin ja ta tegi mulle seda koodi, mis mul oli eksperimendi läbiviimiseks vaja, siis täna ma vibe code'in ise, see oli aasta tagasi. Ja ma küsisin eelmine nädal talt uuesti igaks juhuks enne seda paneeli ka, et kuidas tal nüüd vibe code'is, ta ütles, et sügisel läksid asjad nii palju paremaks, et see sama tudeng, kelle selja taga ta seisis, oli sel ajal pakas, aga nüüd ta on doktorantuuris. Et ta jättis magistri vahele vist või midagi sellist on ju. Et saad aru, kuidas see võimendab nagu... Ja kõik tänu loovkoodimisele? No ärme kõiki asju ühe asja alla pane, aga põhjust ta kasutas AI tööriistasi. Erakordselt andeka inimesega ka, võib ka olla. Et ühesõnaga, maailm läks kiiremaks, ütleme nii, tänu AI-le, eks ole. Aga seda ma olen ise ka mõelnud, et mitte ainult IT-ametites, vaid võib-olla üldse ametites ja võib-olla juba alates isegi, ma ei tea, algkoolist, et kõik inimesed hüppavad nagu ühe redeli pulga võrra ülespoole. Et see, kes oli junior arendaja, nüüd arendaja, see, kes oli arendaja, nüüd arhitekt ja see, kes oli arhitekt, on nüüd midagi muud. Ja võib-olla, kes oli arendaja, nüüd näiteks tootejuht ja et kõik kuidagi nagu liiguvad, et see, mida me ootasime enne põhikoolist, ootame nüüd võib-olla algkoolist ja mida me ootasime muidu gümnaasiumist, nüüd me arvame, et tegelikult võiks juba põhikooliõpilane seda teha, on ju, ja gümnaasium on juba kergelt selline hõnguline asi, sest tööriistad on nii palju paremad, et mulle tundub, et see võib täitsa nagu üldiselt ka pädeda, et me kõik peamegi nagu ühe, et sa tahad rohkem astuda, Siim, kui ühe. Ütleme, et selles mõttes ma ei ole sellega nõus, et täna on esimesed uuringud on juba väljas, mis näitavad väga selgelt, et kõik need algklasside põhikooli ja ka gümnaasiumi õpilased, kes kogu enda selle õppeprotsessi lükkavad agentidele, siis tegelikult nad ei õpi mitte midagi. Eks, et see probleem on täna, et
et kui sa vaeva ei näe, siis need teadmised ei kinnistu sulle. Ja kui sul teadmisi ei ole, siis kuidas sa kasutad, eks ole, kõiki neid ägedaid asju, mida siis täna tehnoloogia võimaldab. Ma olen nõus, aga ma arvan, et see on mingi selline ülemineku hetk, kus me ei oska võib-olla neid inimesi täna uues olukorras õigesti õpetada lihtsalt. Et me peame ka seda nagu muutma, et me oleme täna ühe jalaga vanas ja teise jalaga uues. Kei, sa oled, vaatame otsa, nagu sa tahaks midagi öelda. Jah. Lihtsalt enne see Siimuga jutuga läheb ka kokku, et see, et kas me kõik lõpuks kirjutame koodi ja teeme tarkvara, siis tööturul on selline uus termin täna kasutusel bring your own software. Ehk siis selline lühend sellest on see BYOS, et värvatakse inimesi, kes tulevad ka oma tööriistadega, et mitte see, et ma võtan... Oma vibe-kooditud tööriistadega või? Jaa, just. See on kindlasti iga IT-turvajuhi unistus. Jaa, aga selleks peavad lihtsalt ettevõtted kohanduma ja need, kes kohanduvad, need lõpuks võidavad nii nagu iga asjaga, on ju. Et jaa, ja see on see, et ma nägin LinkedInis oli üks väga hea näide selle kohta, keegi oli kandideerinud turundaja ametikohale ja talle oli siis vastatud, et tema tegi sellise plaani, et ta 30 päeva jooksul onboardingu käigus räägib inimestega, saab aru kontekstist, ja siis ta sai vastuse, mida ta jagas ja siis nagu sai osalt heiti, osalt laavi. See vastus oli see, et sa võid väga tore inimene olla, aga meie keskkonnas 30 päeva onboardinguks on selgelt liiga palju. Me ootame, et sa esimesel päeval oma esimese content'i piisi umbes annad välja, et sa teed nagu päris asju juba kohe, kui sa tuled. Ja ta ei saa nagu aru, et kuidas üldse võimalik on, et kuidas ma ei räägi. Aga see täpselt see, mida Siim räägib, et kui sul on kontekst, sul on mingisugune knowledge base, mingid failid kuskil, mingi GitHubi repo, kus see info on kirjas, siis sa tuled ühendad oma Cloud Code'i või oma mingi tööriista ja sa hakkad esimesest päevast peale päriselt asju tegema. Kellegil ei ole aega 30 päeva onboardida ja seal inimesed jagunesid 2 ja see näitab seda tehnoloogia lõhet väga hästi. Olid inimesed, kes ei saanud sellest aru, et mis mõttes, et tööandjad on sead, kuidas see võib niimoodi olla ja siis teised, kus olin ka mina siis ja inimesed, kes kasutavad igapäevaselt AI-d, said väga hästi aru, mis see probleem siis siin tegelikult on. Ja see lõhe, see tehnoloogia lõhe inimeste seas, kes AI-d kasutavad või kes tarkvara oskavad endale teha või tööriistasid endale teha, see päriselt praegu suureneb ja see lõpuks otsustab selle, et kas sa saad teha mingeid ägedaid asju tööturul või mitte või oma ettevõttes ägedaid asju. Nii et sellepärast minu missiooni asi on, palun õppige vibe koodima. Aga meil on 4 minutit siin jäänud oma jutu lõpuni. Mulle tundub, et selles me vist oleme siin kõik 4 ühel nõul, et kindlasti võiks minna proovima neid asju, vaadata, katsetada, mängida nendega. Kas sa selle kohe nagu oma panga kodeerimiseks kasutusele võtad või kas sa talle oma üldse panga võtmedki annad, et ülekandeid teha, see on võib-olla ameti küsimus. Aga et prooviks. Kuidas me nüüd peaks alustama selle proovimisega? Kuhu ma lähen või kuhu peaks minema? Sina ütled, mine Lavablisse. Kõige esimene asi, tulge vibekoodijate Eesti community'sse School platvormile, kui te Google'isse panete School ja see on nagu SKOOL, selline School. Ja Eesti vibekoodijad leiate selle üles, tulge, seal inimesed näitavad seda, mida nad ehitavad, tule sinna ka Hendrik, sa näed, mida inimesed vibekoodivad. Aga tegelikult üldiselt jah, tehke lahti üks tööriistasid, Lavapeal on kõige algaja sõbralikum, ma ütleks, et lihtsalt proovige järgi, hakake katsetama. Aga mis ma ütlen talle? Ma lähengi mingisuguse mõttega, et mul oleks vaja tee see sama koera asi ära, tee see koera asi ära ja mitte selle mõttega, et see koera asi ongi nüüd D-äpp, mida sul nagu päriselt elus vaja on, vaid et selle käigus sa näed, et kuidas see töötab, kus on andmebaas, kuhu tekib kood, mida sa seal teadma pead. Ma pean teadma midagi, kas ma pean teadma, mis on andmebaas ja mitte midagi ei pea, aga minu meelest see vibe koodimise võlu on ka see, et kui sa ei pea teadma seda, aga tore on, kui sa õpid, ehk siis lõpuks sa hakkad aru saama asjadest, et mingit vigu parandada ja ma tegin Arvutiteaduste Instituudi inimestele, professoritele siis ja doktorantidele Tartus vibe koodimise workshopi. Siis sealt üks professor ütles mulle pärast, et nad ka mõtlevad sellele, et kuidas seda haridust ümber mõtestada ja ütles, et ma ei ole kindel, et meie esimese kursuse inimesed räägivad selliste terminitega ja teevad mingisugused pull request'e GitHubis ja möllavad, et sa oled nagu 1 aastaga vibe koodides jõudnud, nagu et võib-olla niimoodi peakski õpetama, et paralleelselt sa teed AI-ga asju, siis õpid seda päris koodimist, kui seda veel vaja on. Okei, Marko, kuhu sina saadaksid inimesed, kui saab saata? Vibe koodimise teemal. Kuhu ma saadaks? Kei ütles, mine Lavablisse. Kas sa oled nõus? Lähme küsime Siimu käest. Ei, ma panen siis ühe teise tööriista, mis mulle endal meeldib, on Perplexity Computer, on hiljuti välja tulnud, tegi väga hea VCAG ehk siis ligipääsetavuse analüüsi
Kasutasime ühte riigiteenust, tegi sellele analüüsi, mis muidu maksaks võib-olla 10 000, tegi 2 minutiga tasuta ära. Et andis väga head soovitust, kuidas teenust paremaks muuta, et see oli siis üks näide Perplexity ja töötab ka eesti keeles, kui rääkida tema maksta siis ka $20 kuus. Aga mis ma teise poole pealt tahaks öelda, et siin oli see äppide jutt ka, et ärge risustage internetti, et neid äppe on liiga palju juba, keegi ei kasuta neid, keegi ei lae teie äppi alla, sorry. Ei no, kui sa endale selle ehitad, siis kui endale, ma saan aru eksperimenteerimiseks, aga Apple Store'is on see mingi 86% tõusnud uute äppide laadimine, mitte kedagi ei huvita need äpid. Aga endale 80 eurot olen teeninud. Laadisin App Store'i äppi üles esimest korda, muutin Apple'i arendajaks. Ma küsin sinu mina käest ütleks, et ka. tehke äppe, aga tehke häid äppe, millest päriselt kasu on. Et siis ma arvan, et ikkagi inimesed kasutavad neid. Lava peal Perplexity on läbi käinud, käid mõne kolmanda välja. Tegelikult ma ei soovitaks kumbagi. Ja seda tegelikult väga lihtsal põhjusel, et kõik see äppide loomine ta tegelikult on ka mõnes mõttes nagu selline mineviku rudiment, sellepärast et meie nii-öelda see kasutajaliides, millega me nii-öelda suhtleme siis kas riigiga, kas pangaga, ma ise näen, et see liigub kõik agentide teed, ehk siis, et mina soovitaks inimestel väga avatult üritada siis ükskõik kas ChatGPT või mis iganes või Claude, eks ole, nii-öelda selle kasutajaliidesena. Ma soovitaks neid katsetada kõikide oma nii-öelda kõik küsimused või mõtted, mis tulevad, et ma kõiki neid prooviks katsetada AI-ga. Aga et ma ise näen küll, et see nii-öelda tulevik liigub pigem sinnapoole, et igal inimesel on oma personaalne agent, kellega ta suhtleb nii-öelda nagu mina suhtlen praegu sinuga. Ainult et lihtsalt, et kui ma sul ütlen, et midagi, et ma ei tea, mine maksa mu maksud ära, et siis sina lähedki maksuametisse ja maksad, eks, mul on maksud ära. Et mitte, et ma teen nii-öelda äppi, mis läheb kuskile mingite maksuametisse maksu maksma. Ja oota, aga mis ma nüüd siis ikkagi peaks inimesena tegema, kui mind hakkas praegu õudselt huvitama see vibe-koodimine? No ma ütlen, sul see narratiiv on ikkagi, et tahaks vibe-code'ida, aga ma ütlen, et mina ei tahaks vibe-code'ida, mina tahaks lihtsalt agendile öelda, et mine ja tee seda. Aga kus ma saan sellise agendi praegu? Ütlen, et võta endale kas ChatGPT või selle Claude'i või Anthropicu litsents võtta endale ja hakka katsetama. Lihtsalt ütlen ChatGPT-le seal tavalises chati aknas, et mul on vaja sellist asja. ChatGPT-l saab ka agente saab juba luua, eks ole, et kõik need suured platvormi tootjad, kõik need liiguvad selle agentse maailma suunas. Sest ma ise näen ka, et ega riigil ka võib-olla lõpuks ongi see, et riik mitte ei vala seda pappi siis sinna, et teha kodanikele seda mingisugust riik.ee kasutajaliidest, vaid et meil on lihtsalt on see riik.ee ongi nii-öelda agentide jaoks ühilduv nii-öelda siis otspunkt ja minu kasutajaliides on minu personaalne agent, kes teab minu ajalugu, minu harjumusi ja lisaks teab ka seda, et mul on mingisugune maksuameti või siis mis iganes selle Terviseameti mingisugune nii-öelda konto ja mingi info on, eks ole, ja siis käib minu eest teeb midagi. Ma lähen ütlen talle, kuule, mine ongi mulle ehitusluba. Ja... Väga hea näide, oled kunagi ehitusregistris pidanud toimetama, väga ebameeldiv süsteem on. Ma arvan, ma teen ära selle agendi liidese sellele ehitusregistrile. Ja ehitusluba tuleb. Võit üritab ka aidata seal osas, kusjuures on võtnud esimeseks suunaks just Maa-ruumiameti andmetel ehitusloa lahendamine. No näed, ma kogemata komistasin väga hästi. õige koha otsa. Selge, kuulge, meie paneel on läbi, aitäh teile!